Ma peatusin, vaatasin ja veendusin, kus ma olen Pärnus ehk see tuul ka reedab seda, ma olen mere ääres ja minu taga on Jakob Prei nimeline laev ja ma olen täna tulnud külla Transpordiameti merendusteenistusse, et uurida, millega siin tegeletakse. Ja nüüd ma lähengi laeva peale, et natukene siin nende töötajatega juttu vesta. Mul on erakordselt hea meel, et ma olen leidnud siit selle, ma nimetan seda laevaks, varsti ma saan teada, kas see jutt on õige või mitte. Ma leidsin siit laeva pealt 2 inimest, kes on oma ala spetsialistid ja minu kõrval seisavad 2 hüdrograafi, Vladimir ja Allan. Ja ma olengi nüüd siin selleks, et täieliku sellise sisemaa poisina, kes ei tea merendusest, laevandusest mitte midagi, et aru saada, millega Transpordiameti merendusteenistuses tegelevad hüdrograafid. Sina hetkel asud hüdrograafia laeva Jakob Prei pardal, mis on meie peamine ja kõige suurem hüdrograafia laev ja millega ta tegeleb sügavuste mõõdistamisega. See on tema põhiline ülesanne ja sügavuseid me mõõdistame enne kõike selle jaoks, et vee peal oleks ohutu liikuda. Allan, kui sina peaksid võtma kokku lühidalt, kui keegi küsib, mis tööd sa teed, kuidas sa vastad? Ma ütlen, et ma tegelen meremõõdistusega ja nende andmete järgi, mis me kogume ja töötleme, nende järgi tehakse siis korralikud merekaardid, mille järgi toimub siis nagu näha kõik see liiklus siin ja ka merel liikumine ja me avastame kõiki, mis on vee all olemas. Et ühesõnaga, tänu teie tööle saab toimida selline liiklus vee peal, mida me siin praegu näeme, kus paadid, laevad tulevad, lähevad. Kas see on üks teie töö osa, et nad teaks, kus turvaliselt liigelda, kus on tee? Just ohutu liiklus. Ja ohutu liiklus mere peal, just. Aga kuidas te üldse sellise ametini jõudsite? Mina räägin oma elus esimest korda hüdrograafidega. Eks see on nagu pooljuhuslikult, ma mäletan, jah. Kas kui lõpetasin kooli, siis... Mis kooli? Oli keskkooli. Ma lõpetasin peale keskkooli ja siis hakkasin vaatama, kuhu saab üldse sisse astuda. Sinna, kuhu ma otseselt tahtsin, sinna ma ei saanud. See oli kunagi Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsioon, mis sinna ma ei saanud. Aga sain hüdrograafiasse. Kas sa ise teadsid enne sinna kandideerimist, mis valdkond? Kusjuures väga ei teadnud. Kas see õppimise perioodi ajal see asi ikkagi avanes ja tundus, et on motiveeriv valdkond, millega tegutseda? Jah, mingil määral, aga jah. Ta pigem ikka avanes mulle, kui ma siia sattusin, et siis siin ma õppisin juba palju rohkem võrreldes sellega, mida ma õppisin tol ajal ülikoolis. No mul oli samamoodi, ma lõpetasin keskkooli ja tulin Tallinnasse, et minna logistikat siis õppima. Aga sinna võeti vastavalt kõiki medaliga lõpetanud, et kuld ja hõbemedal pidi olema taskus koolist, et siis sinna sai sükse kvalifikatsiooniga ja siis ma seadsin sammud Mereakadeemiasse, tahtsin minna meteoroloogiasse, aga siis öeldi, et meteoroloogiasse on kehvad palgad alt naised ja siis soovitati hüdrograafiat ja ma mõtlesin, mis asi see hüdrograafia on ja tundus põnev ja siis ma läksingi. Kas sa oled tänaseks vastuse saanud, mis see hüdrograafia on? Jaa, täpselt nii. Ja juhused on veelgi rohkem mänginud rolli, et selles mõttes see on päris selline eriline ala ja niisugune spetsiifiline ja vähe on inimesi, kes tegelevad sellega Eestis. Ja kui ma õppisin seda, siis üks minu kursusekaaslane sattus Veeteede Ametisse nagu praktikale sellele erialale. Ja siis oli hüdrograafia osakond, et hüdrograafia osakonnas väga paljud läksid ära just sellel nagu kevad-suvi perioodil läksid minema, nad tahtsid minna välismaale. Ja sattus selline olukord, kus oligi hästi palju, mingi 5 vaba kohta vabanes korraga vist. Ja siis kursusekaaslane kutsus mind sinna tööle ja mina läksin sinna tööle ja siis kutsuti Vladimirit sinna tööle ja siis mõned meil ka Tõnis kutsuti tööle, et me sattusime kõik noored, sellised 3.-4. kursus hüdrograafiat õppinud inimesed sattusime siia siis tööle ja siiamaani oleme olnud. Enne kui ma siia laevale astusin, ma nägin, et sinna ette oli kirjutatud Jakob Prei. Ma eeldan, et see on kellegi nimeline laev. Jakob Prei oli teadaolevalt esimene Eesti hüdrograaf, ta oli leitnant ja ta tegeles selle asjaga
20. aastatelt, kui ma õieti mäletan. Esimese Eesti Vabariigi ajal. Kui tihti te käite sellistel seiretel, et te tulete laevale, lähete vee peale ja hakkate tööd tegema? Meil hakkab tavaliselt hooaeg pihta kuskil aprillis ja kestab novembrini ja tavaline standard on, et üks hürograaf siis käib 13 nädalat, 12 või 13 nädalat käib selle perioodi jooksul siis merel või siis sisevee kogudel siis mõõdistamas seda tööd tegemas. Üldiselt need 12 nädalat on niimoodi nagu ühtlaselt jaotud terve aasta peale, et no üle nädala selline võib-olla käime, et esmaspäevast reedeni me ei ole nagu nädalavahetusel merel. Ja kui te sinna merele lähete, mida te seal teete? Merel me täpselt teeme seda, me mõõdistame sügavusi. Ja mis infot te seal täpsemalt kogute? Näiteks võtta rukkikanalid, et mis väga tihti nagu täitub setetega, et on väga vajalik teada, et kui sügav see on, et kuna see setetega täitumine käib sealt päris kiiresti, et me rukkikanalit me mõõdistamegi päris regulaarselt, et saakski näha, kas praamid saavad veel sõita sealt mööda kanalit või mitte, kas seda on järsku nüüd jälle vaja süvendada. Ja sa kasutasid mingit sõna, mis asja, mis rukkikanal. Mis asi see on? Rukkikanal on kanal, mis viib Rooküla sadamast ja kõik laevad, mis sõidavad Hiiva poole, kõik praamid. Koha nimi, selge. Allan, mis teeb sinu töö sinu jaoks huvitavaks, mis motiveerib sind iga päev seda tööd tegemast? Ta on mitmekülgne, huvitav ja põnev, selles mõttes ta on vaheldusrikas. Talvel on andmetöötlus, me kõiki neid andmeid me kogume, me siis seal neid puhastame ja teeme nad selliseks korda, et siin ikka, ma ei tea, kas teile saab näidata kuidagi, et tuleb selliseid hüppeid ja vigu sisse, mida me siis parandame ära andmetöötlusel ja siis hakkab see mõõdistusperiood pihta ja saame käia siin üle Eesti mitmes kohas. Meil on laevad Hiiumaal ja siin nagu Pärnus on praegu ja Peipsjärve peal on üks laev ja et siis on väga niisugune, pole igav hakanud siiamaani. Mina isiklikult tahaks näha, et kogu terve Eesti, ütleme, merepõhi on mõõdistatud, et ma loodan, et me jõuame sellega hakkama saama nii kaua, kui ma veel töötan, et ma tahaks, et nagu kõik see sügavused ja väga detailsed oleksid olemas, et saaks nagu seda ilusat pilti jälgida. Mis see prognoos on, millal selle võiks valmis saada? Praegu on, ütleme, vist aasta oli 2040 oli see, kui see pidi olema kõik olema enam-vähem mõõdistatud. Kuigi ma isiklikult ei ole nii optimistlik, sest et kui need alad, mis on meil mõõdistamata, need on suhteliselt madalad ja madalate alade mõõdistamine võtab hästi palju aega. Miks see võtab kaua aega? Sest et meil on meie kajaloodi tüüp on lehviksonar ja tema nii-öelda lehviku laius sõltub sügavusest, mida sügavam on vesi, seda laiem on see lehvik. Ja madalas vees on see lehviku laius kõigest mitmed meetrid, aga näiteks kuskil 100 meetri sügavuses on mitusada meetrit. Ja, aga mis on selle töö juures mõnegi kõige põnevam osa? Mitmesugused avastused, vrakid ja igased moodused, mis merepõhjas on põnevad leiud. Mõtleme isegi nii, et vrakid on nad vanad või uued, kestmiselt ma isegi ütleks, et võib-olla üks vrak nädalas pole selline. Ikkagi päris palju, jah? Neil on päris palju, jah. Ja oled ka piirkonnas, et kus on käinud suur sõda üle või on olnud sellised laevateed ja laevade liikumised, siis seal on rohkem neid vrakke ja mujal on vähem. Aga kuidas on töökeskkond? Ma ei tea, kui tihti Vladimir ütleb sulle, Allan, et kuule, väga hästi tehtud. Mõnikord ikka. Hakkame leiame ikka tihedamini ja sellisest komplimenti jagame teile. Aga töökeskkonna mõttes on selles mõttes sinu töökaaslased, kolleegid, on nad toetavad ja aitavad nii-öelda motivatsiooni hoida oma töö tegemisel? Ma usun küll, jah. Ma arvan, meil on väga hea sõbralik kollektiiv tegelikult. Me ei puutu kokku ainult tööl, me käime koos ka väljas ja nii et. Kas teil meenub võib-olla mingisuguseid erilisemaid või meeldejäävamaid, kas leide, hetki, olukordi, sest mulle tunneb, meri on alati ootamatu, eks see? No alati on nagu huvitav vraki osas nagu mingi allveelaeva leidmine, neid on ka tulnud hästi mitu korda nüüd, jah. Nagu allveelaevade nagu puhunas on midagi seda saluduslikkust on ka kuidagi rohkem kui seda tavalise vraki puhul, et nagu selline. Aga kuidas see välja näeb, kui te nüüd olete seirel, leiate selle vraki sealt merepõhjast? Mis siis edasi saab?
no eks me esialgu nagu märkame seda esimest korda, siis nagu sõidame sellest üle veel mitu korda, et kui põhjalikumalt pilti saada, siis võtame teise sonari kasutusele, mis on see küldvaatesonar ja selle laseme vette ja seda siis üritame võimalikult detailse pilti sellest teha. Enda järgi siis nii-öelda laseme ta suht nagu põhja lähedale sinna kuskile 12 meetrit, 13 meetrit põhjast ja siis selle järgi saame korralikuma pildi sellest vrakist veel. Ja selle infoga te teete edasi, mida, kellele see info nii-öelda edasi kuulub? See üldine navigatsiooniline info liigub edasi kartograafidele, mis teevad nendest andmetest juba kaarte ja aga näiteks vrakkide info liigub ka meremuuseumile. Ja nad saadavad tuukrid peale, kes siis uurivad rohkem. Kui on tundmatu vrakk, siis nad üritavad teada saada, mis laevaga tegu on näiteks, et kõik pole ju uppumised ju markeeritud sinna. Aga kui tihti on see, et kui te seiret teete, leiate objekti merepõhjast, kui palju see muudab veeteede olukorda? No see võib muuta. Ütleme siin, kas samas Pärnus oli mingisugune aastaid tagasi, siis leiti mingisugune objekt, kuhu isegi, mis oli tegelikult mõõdistamata alal ja kuhu üks jaht isegi vist sõitis sisse. Ja siis tuligi välja, et see oli mingi vana unustatud selle mudaravimiga seotud nagu mingisugune ehitis, et on seal Pärnu lahes kohe siin olemas. Et kõik on seda unustanud juba ja keegi sõitis sisse ja siis me käisime vaatasime, millega tegemist oli. Ja siis Kalevit me siiamaani pole leidnud. Ja see on meie Eldorado nii-öelda need nagu aardekütid otsivad ja loodavad leida, siis see on meie sükene. Mis teie põhitegevus siin laeva peal on? Kas te olete kuidagi tegevuses, jooksete tekilt tekile või istute kuskil ühe koha peal ja jälgite kõike midagi, mida, ma ei tea, kaamerad näitavad, mõõdikud näitavad? Pigem ikka istume ja jälgime ja seda võib tegelikult võrrelda isegi selle tavalise kontoritööga, et sa istud ja jälgid, mis see sonari pilt näitab. Kui te vaatate enda valdkonda ja vaatate tulevikku, kas kauaks teid vaja on? No ütleme, meie elus on veel vaja, ma arvan küll. Et ei muretse selle pärast? Sellepärast ma väga ei muretse, aga järgmiste tulevaste põlvkonnade puhul ei tea enam. Mõttes robootika ja kõik ikka pressib peale, tahetakse autonoomseks teha, et laevad ja autod sõidavad autonoomselt ise ja et see mõttes see kõik on natukene niimoodi, mõtle, et kuidas see tulevikus välja näeb ja kas on vaja. Aga mis need tulevikusuunad sellises valdkonnas üldse on või need arengud või kui niimoodi laias plaanis vaadata? See on kindlasti ise liikuvad laevad ja automaatne andmete salvestamine ja kindlasti ka rohkem automatiseeritud selle andmetöötlus. Aga olete sattunud kuidagi merel olles mingisugusesse ohtlikusse olukorda ka? Ma ütlen, meri on ju ettearvamatu. Toormendesse oleme küll sattunud, aga et lausa nagu hirmus oleks sellist asja olnud, lihtsalt pigem äge, nagu, et sellised lained nagu viskavad üle silla, et see oleks, aga et see hirm oleks olnud. Pigem kardad tehnika pärast, et sul kuvarid murduvad jala pealt niimoodi puruks pooleks, mis iganes, kui sa sukeldud lainetesse. Eks need metsikumad aastad on jäänud ikka sinna esimese kümnendi juurde ja eelmise kümnendi algusesse, et nüüd on kõik nii turvaline ja rahulik ja selles mõttes, et kõik on teistmoodi. Aitäh sulle, Vladimir, sulle, Allan, et leidsite selle hetke, et mulle võhikule natukene selgitada, mida te teete. Nii et kui mina lähen laevaga või oma paadikesega kas või Emajõele, siis ma tean, et teie olete seisnud hea selle eest, et see tee on minu jaoks turvaline. Mul oli hea meel olla täna siis külas siin Pärnus Transpordiameti merendusteenistuses.